Kutsu kiirabi. Kutsu kiirabi. Virtuaalassistendid ehk häälrobotid on treenitud vastama neile ette antud küsimustele. Eesti keelest nad veel aru ei saa ja abi pakkuda ei oska. Mis asjad on Alexa ja Siri? Ma eeldan, et Siri nagu see programm, jah. See on selline virtuaalne abiline, mis arvatavasti muutub veel mugavamaks ja inimestele kättesaadavamaks rohkem. Sa saad neile ülesandeid anda, küsida asju ja käskida. Meie elurütm läheb aina kiiremaks, et siis me tahame infot kätte saada nüüd kohe ja praegu. Et siis need on need abivahendid, mis aitavad meid. Ma kuulsin, et nendega saab väga palju vimkasid visata. Maakeeli türnüfleid keerutada. Üks laps ostis nukumajasid ja siis kõik ostsid Amazonisest nukumajad. See on häälkäsklusega, kui sa ütled Alexa, osta mulle nukumaja, siis lapsed olid ostnud väga palju nukumajasid. Ja siis see oli uudistes ja siis see saatejuht ütles, et laps ütles siukse käsu ja siis kõik, kes uudised vaatasid, said endale nukumaja. Kas te ise ka kasutate selliseid virtuaalassistente? Kusjuures ei, kuna ikkagist oleme üsnagi eestikeelses ühiskonnas, siis siuke kerge valehäbi on seoses sellega, et sa võtad telefoni välja tänaval ja jau, noh. Tahaksid pigem ikkagi eesti keelest rääkida temaga? No pigem. Telefoni sees võiks öelda, et elab üks abiline, keda saab nimetada Siriks. Siri saab küll täitsa hästi aru, mida ma temaga inglise keeles räägin, aga ta ei oska mulle kuigi hästi vastata. Miks see on niimoodi? See, et arvuti suudab seda kõnest teksti teha, see ei tähenda seda, et ta suudab sellest aru saada. Selleks, et ta suudaks sinu mingile loomulikus keeles esitatud küsimusele vastata, selleks ta peab kõigepealt aru saama, mida üldse küsiti, mis on ka äärmiselt keeruline. Leidma siis sellele küsimusele vastuse kuidagi abstraktsel kujul ja siis peab suutma selle vastuse genereerida tekstiks ehk siis loomulikus keeles lauseks ja selle lause kuidagi ette sünteesima. See, et ta ei suuda sulle hästi vastata, selle taga ilmselt ongi see, et ta ei suuda sinu küsimuse pointist nagu täpselt aru saada, et mida sa küsisid ja ta isegi kui ta suudab seda teha, siis ta ei suuda sellele vastust leida. Tanel, mis rakendus selline on? See on selline rakendus, mis teeb kõnetuvastust ja kõnetuvastuse tulemus tõlgitakse automaatselt inglise keelde. Et sellisel rakendusel võib olla kahte liiki potentsiaalseid kasutajaid. Esiteks need, kes hästi ei kuule, aga saavad eesti keelest aru. Need saaksid siis seda teksti lugeda ja teiseks need, kes eesti keelest ei saa aru, aga saavad inglise keelest aru. Et nemad saaksid siis selle abil aru eestikeelsetest ettekannetest, eeldusel, et siis see tõlge enam-vähem hästi töötaks.
Masintõlge on suurtest andmetest selgeks õppinud ka keelereeglid ja oskab isegi komad õigesse kohta panna, kuid teeb tõlkes sisulisi vigu. Näiteks piparmündi tee kui jook ja piparmündi tee kui tänav on masintõlke jaoks samaväärsed. Kõnest teksti tuvastamiseks on vaja korraga masinõpet ja 2 statistilist mudelit. Akustiline mudel kuulab, kuidas mingid sõnad erinevate kõnelejate suus kõlavad ja õpib masinõppe abil ära, kuidas neid ära tunda. Keelemudel aga võtab statistika ja masinõppe appi, et otsida välja, millised sõnad milliste sõnadega koos keeles kõige sagedamini esinevad. Keelemudelit on vaja selleks, et teha vahet akustiliselt väga sarnaste sõnade ja sõnakombinatsioonide vahel. Näiteks kui ma ütlen kassa, siis see võib tähendada vähemalt 2 asja. Näiteks kassa lauses kassa ootab kassapidajat või 2 sõna kas ja sa sõna lauses kas sa tuled homme meile. Et keelemudeliga siis saab modelleerida seda, et sõnad esinevad omavahel teatud kombinatsioonides tavaliselt ja tänu sellele saab sellistel väga sarnastel sõnadel ja sõnakombinatsioonidel vahet teha. Ülesanne on väga sarnane sellega, kui arvuti peab tuvastama piltidelt näiteks koerte ja kasside pilte, ühesõnaga identifitseerima, et kas pildil on koer või kass. Sellise mudeli treenimiseks on meil vaja hästi palju koerte ja kasside pilte. Meie ülesanne kõnetuvastuses on natuke keerulisem, me peame tuvastama mitte 2 objekti, vaid sellist tekstistruktuuri, aga põhimõtteliselt nende mudelite treenimine on sarnane, et meil on vaja lihtsalt treeningandmeid, mis sisaldavad hästi palju erinevaid lauseid erinevate kõnelejate esituses. Tallinna Tehnikaülikooli foneetika ja kõnetehnoloogia labori arendatud kõnetuvastuse rakendusi saavad inimesed oma arvutites ja nutiseadmetes kasutada juba mitu aastat. Oluliselt kehvem lugu on eesti keelest arusaamisega nutiabilistel, näiteks Siril või Alexal. Nendele eesti keele kõnetuvastuse toe juurde pookimine on praktiliselt võimatu. Ehk siis me peame ootama, kuni Google või Amazon või Apple selle eesti keele toe lisab. Ja selle implementeerimine on väga keelespetsiifiline. Seal ma väga optimistlik ei ole, et me lähiajal nendega eesti keeles suhelda saaksime. Kahjuks. Aga rääkige oma rakendusest, mis sellega teha saab ja kes seda võiksid kasutama hakata? Kõige populaarsemaks rakenduseks ilmselt on Androidi nutitelefoni rakendus Kõnele, mis toimib nagu kõnepõhine klaviatuur, ehk siis tegemist on klaviatuuri rakendusega, aga klaviatuuri tähtede asemel on seal lihtsalt üks suur nupp, mida vajutades aktiveerub mikrofon ja me saame öelda siis kõne abil mingi lause ja arvuti või siis see nutitelefon teeb selle lause tekstiks ja selle abil me saame nii-öelda dikteerida kõne abil teksti suvalistes Androidi rakendustes. Inimene on masinat alati kartnud, nüüd kardetakse seda, et tehisintellekt võtab ära inimese töö. Nii. No esimene osa sellest lausest on suurepärane. Sõna tehisintellekt on, kas te siis kuulnud ära seda? No võib-olla ma hääldasin seda natuke halvasti, aga põhimõtteliselt nii see tuvastus umbes toimib, et sellistes teatud olukordades need vead sisse tekivad. Kui täpne üldjuhul selline rakendus on? Kui ta teeb sellist konverentsi ettekannet ja üritab hästi rääkida, siis see toimib tegelikult suhteliselt hästi. Kui me paneksime selle rakenduse kuulama 2 inimese spontaanset vestlust, siis see tulemus oleks kohutav. Ma proovin ise ka siis. Palun. Kuidas ta siis töötab?
kõndides mööda ajaloolist Tallinna vanalinna võib märgata palju turiste, kes on tulnud Eesti Vabariigi pealinna kaunist päikesepaistelist ja sooja suveilma nautima. See toimub ju suurepäraselt. Eesti keeles on sõna-sõnad kõik täiesti õige. Kui see kõnetuvastuse tulemus on veel natukene loetav, siis see masintõlke tulemus inglise keelde, seal on nüüd 2 probleemi, et esiteks masintõlge kui selline on keeruline, seal tekivad vead ja teiseks need kõnetuvastuse poolt tekitatud vead selles eestikeelses tekstis, need ajavad veel rohkem seda masintõlket segadusse, ehk siis need vead võimenduvad. Praegu meeldib meile mõelda, et tehisintellekt ja masinõpe teevad meie elu palju paremaks. Ja teevadki. Aga varsti tuleks hakata mõtlema selle peale, et teaduse kiire areng võib hoopis röövida meilt privaatsuse ja teha seeläbi meie elu palju kehvemaks. Siin on aga mõtteainet filosoofia ja eetikaga tegelevatele teadlastele.